Esimesena kutsume lavale Siim Pohlaku, kes on energiline ja pühendunud Eesti mees. Riigikokku valitud siit samast Harju ja Raplamaalt. Ta on konservatiivse Rahvaerakonna aseesimees ning juhib juba aastaid EKRE Harju ja Rapla ringkonda. Ta on abielus ja 4 lapse isa. Poliitikas seisab Siim Pohlak Eesti perede, ettevõtjate ja maapiirkondade hea käekäigu eest. Ta on korduvalt rõhutanud vajadust madalamatele maksudele, taskukohase energia ja toidu järele, kritiseerinud valitsuse maksutõuse ning seisnud tugevalt eesti keele, kultuuri ja rahvusliku identiteedi kaitsel. Ta on poliitik, kes kuulab rahvast ja seisab kindlalt konservatiivsete põhimõtete eest, milleks on ausus, vastutus ja armastus oma maa vastu. Me teeme suure aplausi Siim Pohlak. Tere õhtust! Uudistest me kuuleme iga päev, et elu läheb Eestis paremaks. Ja kusjuures nad tegelikult ei valetagi, et nad lihtsalt ei ütle, kellel läheb paremaks. Et head mõttekaaslased, tänases Eestis on siililegi selge, et praeguse valitsuse juhtimisel läheb Eestis elu paremaks ainult sõjatööstusel ja Reformierakonna toiduahelal. Ja need 2 kipuvad viimasel ajal kattuma. Sest olgem ausad, mitte ükski mõtlev inimene ei usu, et asjad liiguvad praegu Eestis õiges suunas. Me kõik näeme seda allakäiku iga päev, rääkimata moraalsest allakäigust, näeme ka majanduse allakäiku toidupoes, tanklapostil, elektriarvel. Ja see kõik ei peaks nii olema, sest valitsustel on valikud. Vaadake Euroopas ringi. Riigid langetavad kütuseaktsiisi, langetavad toiduainete käibemaksu, tulevad oma inimestele appi. Ja see ongi tegelikult see, mida riik peaks tegema. Et kui on head ajad, siis segab oma inimesi võimalikult vähe ja kui on halvad ajad, siis tuleb oma inimestele appi. Aga mida teeb Eesti valitsus? Rahandusminister soovitab vähem viriseda ja auto asemel hakata sõitma jalgrattaga, kui kütusehinnad kallid on. Ma oleks tahtnud näha täna hommikul Jürgen Ligi Toompea mäest jalgrattaga üles väntamas. Ei tulnud jalgrattaga, tuli valitsuse mersuga. Eesti tänane valitsus tegeleb täiesti ebaolulisega, hurjutab inimesi. Õnneks on Toompeal EKRE fraktsioon, me igapäevaselt tuletame seal meelde, et ei, Kristen Michal ja Kristina Kallas maailmas ei ole 20 sugu, ja seda ei muuda ka miljonid, mida te loobite homo- ja transorganisatsioonidele, on mehed ja on naised. Ja see on alati nii olnud ja jääb nii. Ei, Kristen Michal ja Jürgen Ligi, meil ei ole vaja loopida raha igasugustele kahtlastele MTÜ-dele. Meil ei ole vaja saata miljoneid Ukrainasse, kui me ei suuda iseenda õhuruumigi kontrollida ja kaitsta. Ei, Kristen Michal ja Margus Tšahkna, Eesti ei tohi silmi kinni pigistada, kui Ukraina lennutab ründedroone meie õhuruumis. Ja ei, Eestit ei tohi tõmmata sõtta. Aga me võime siin täna öelda paljudele asjadele ka jah. Jah, ma usun, te olete nõus, me peame toetama noori peresid, et Eestis sünniks rohkem Eesti lapsi, sest ilma Eesti lasteta ei ole tegelikult kõigel sellel mõtet, mis me teeme, kellele me seda riiki ehitame. Ma olen kindel, et te olete minuga nõus, et jah, pedofiilid peavad saama karmimad karistused
Päris karistused, mitte rahatrahvi, mitte tingimisi, vaid reaalse karmi karistuse. Olete nõus? Ja veel üks jah, meil on vaja lõpetada e-valimised ja see liberaalne punt võimult minema saata. Head mõttekaaslased, kelle riik on Eesti? Kas 10% ümber kõikuva valitsuse riik või meie kõigi Eesti inimeste riik? Ja see, milline Eesti riik on tegelikult väga hästi välja kirjutatud meie põhiseaduse preambulas ja sellest me kaugeneme praegu valguskiirusel. Eesti riik peab tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade ning on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele. Eesti riik peab kindlustama sisemise ja välise rahu ning olema pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. See on riik, mille eest tuleb seista, mille eest tuleb võidelda ja millest me oleme praegu väga kaugele tüürinud. Ei ole õiglust, ei ole õigust ja rahust liigutakse ka järjest kaugemale. Aga olukord ei ole lootusetu. Vabadussõda ei võidetud mitte sellepärast, et meid oli rohkem, vaid võideti sellepärast, et meil oli tahe. Tahe seista oma maa eest, tahe mitte alla anda, tahe ja julgus öelda, et see on meie riik. Ja jälle juba tükk aega on käes see hetk, kus ei tohi vaikida, millega toimuvaga ei saa leppida. Me ei tohi lasta Eestil triivida suunas, mida suur osa Eestist ei ole valinud ja mida suur osa Eesti rahvast ei toeta. Ja EKRE ei vaiki, EKRE ei lepi ja just sellepärast meid ka rünnatakse nii palju. Aga me ei tagane, me seisame Eesti inimeste, Eesti riigi, Eesti keele ja kultuuri eest, seisame õigluse eest ja seisame selle eest, et Eesti tulevikku ei otsustataks ilma Eesti rahva osaluseta. Ja me seisame selle eest, et Eestit ei tõmmataks sõtta. Ja meid samamoodi mõtlevaid inimesi on Eestis tegelikult palju rohkem, kui me oskame ette kujutada. Palju rohkem kui siin saalis. Ja ma väga loodan, et me kõik hoiame kokku ja võitleme ühiselt. Aitäh Eesti eest!